Jätkake, istume. Ja kõne selle kõige kokkuvõtteks, mida just äsja kuulsime. Meie ette on toodud siis Jeesuse viimase päeva sündmused. Nendes näeme äraandmist, süüdistamist, mõnitamist. Samas kohtame seal ka poolehoidu, kaastunnet ja toetust. Selles loos kohtume väga erinevate inimestega, röövlitega, sõduritega, Jeesuse tõeliste järgijatega, lihtsalt uudishimulikega ja Iisraeli rahva usuliste juhtidega. Selle sündmuse taustal näeme, et Jeesuse järgijate hulgas oli erinevaid reaktsioone. Mõned loobusid temast nende sündmuste tõttu, kuid teised tulid just siis varjust esile. Nii näiteks suurkohtu nõunik Joosep, kes julges pöörduda Pilaatuse poole, et saada Jeesuse ihu ja see väärikalt hauakambrisse paigutada. Või teisalt Juudas, kes loobus Jeesusesse uskumisest, sest see ei vastanud tema ootusele. Miks on need reaktsioonid nii kirjud? Lausa äärmusest äärmusesse kõikuvad. Miks kõlavad korduvalt vastakad hüüded lööda risti ja samal ajal laseda vabaks või et tal ei ole mingit süüd? Kui vaatame Jeesuse elu eesmärki tervikuna, võime teha mõned olulised järeldused. Esiteks oli tema eesmärk kinnitada nii oma rahvale kui ka neile, kes ei olnud juudid ega seotud Moosese seadusega, et Jumal armastab neid, armastab ka meid kõiki ning soovib meiega osadust ja isiklikku suhet. See oli Jeesuse esimene sõnum. Ta soovib, et me saaksime aru, et Jumala teenimine ei ole ainult käsu täitmine, vaid see on suhe temaga. Teiseks on Jeesuse missiooniks vaimne võitlus. Strateegiline plaan võtta saatanalt tagasi see, mille too oli pettuse kaudu inimkonnalt võtnud. Võita patt ja surm, murda saatana plaan ning rajada uus leping, armuleping, millega iga soovija saab ühineda. Kuid täna veel peame arvestama sellega, et kuigi Jeesus on saavutanud võidu, ei ole viimne kohtupäev veel käes. Seetõttu tegutseb saatan endiselt, püüdes inimesi pimestada ja varjata nende eest seda, mida Jeesus ristil tegi. Seepärast on oluline olla valvas, märgata eksitusi ja petlikke mõtteviise, mis võivad ka meid endid mõjutada. Kuid sama oluline on suhtuda armastuse ja hoolimisega neisse, kes veel ei ole evangeeliumi sõnumit mõistnud ja ei pruugi kohe mõista ka sind ja olla su vastu isegi vaenulised. Kokkuvõtteks. See lugu ei räägi ainult sellest, mis juhtus kunagi 2000 aastat tagasi, kunagi ammu. See peegeldab ka meid endeid, meie kõhklusi, valikuid ja hoiakuid. Me kõik seisame aeg-ajalt samade küsimuste ees. Kas tõmbume tagasi või astume esile? Kas asetame end kaasa? Kas laseme end kaasa kiskuda või jääme kindlaks? Kas valime ükskõiksuse või hoolimise ja armastuse? Jeesus kutsub meid kõiki uude lepingusse, valima lootust, usku ja armastust ja seda mitte ainult mõttena, vaid eluviisina. Aamen.